lõputuled on. Siin me veel näeme. Tere! Läheme sisse. Aga mida ma öelda oskan, seda ma vähe tean. Nii, aga üks asi, mis ma kohe saan ütelda, et te tegite suure vea, et te nii hilja tulite. Sellepärast, et Hiiumaal on niivis, et Hiiumaa on küll väike, sealt suure mandri pealt vaadates. Aga ega need vahekaugused nii väiksed ei olegi siit. Ja teine asi, millegi pärast Hiiumaal jääb aeg seisma. Ja kui sa siis kella vaatad, siis kell on jõle palju edasi läinud. Kolmas koht, Kinga Jursjuk. Aeg 3.31. Ja siis tuleb Margus Kornula Urvaste külade seltsist ja ongi Urvaste. See on ülejäänud olid fännklaab lihtsalt sul kõrval. Ma mõtlesin, et suurem grupp jooksid, aga tuleb välja fännklaab.
siin on see tulejuhtimise torne siin metsas. Ma siin liiva sees ei hakanud jalutama, siin on Kallana sadam. See on nüüd erastatud. Seda loodust, mis siin selle arja peal oli, see paistis hästi välja. Aga siin on kõik madal. Hoopis teistsugune. Nii, ja see Ülendi Pärn, oli kuskil 400-aastane Pärn, see oli kuskil siin, aga siin aastaid tagasi pätid panid nad põlema. Aga tal on elu sees veel. Ja mina käin siin ujumas. Rähnu. Rähnu rannas, jah. Ja ise oled? Ja ise olen vot selle tee otsas. Ainult üks. Huvitavad kohad oleksid olnud. Tulla siia. Siin on Sõru sadam. Kalased nii ei saa. Ei saa muidugi. Saaremaale saab siit, laev läheb siit. See on Sõrus siit nii, siis Tohvril ja Sepaste küla. Siin Tohvril on suured kaitserajatised. Ja väga huvitav koht on siin selles suhtes vaadata. Jälle järsk kallas. Majad on ühel pool teed. Ja kaev on maantee ja mere vahel vee ääres. Nii et suure tormiga lööb laine sisse. Ja sealt saadavad magedat vett. See on küll huvitav, jah. Mere lähedal. Nii, ja pärast paneme siis siit edasi läbi Emmastest läbi. Läheme Käinast läbi. Käinat ja seda ümbrust saate homme vaadata. Ja siis läheme Loja külasse. Nii, Nõmba. Nõmbalt keerame alla ja siin on Loja küla. Ja siin on Lembik-Kännu mesila. Nii, ja te lähete siis lõpuks kuskil umbes selle koha peale on teie ööbimiskoht. Meeter 30 ümber maalt. Tulevad sellised kallad. Ja need tahtsid. Kõige armsam, nagu ta praegu on. See on väga madal maa ja kõik see vundament, mis siin on, see on mul endal tehtud niiviisi. Ühe tungraua ja hinnaga aeg teisi. Tõstsite üles ja tõstsin üles ja natuke tõstad ühte nurka, see ehitasid jälle, tõstad teiselt poolt. Ja alt on kuni liivani kaevatud. Turbakiht läbi ja see on kuskil 80 sentimeetrit maa sisse veel. Ja miks ta seatamm on? Kas on, mis ühis siin on? Ta on koore ja väljanägemisega üsnagi. Tammelaadne, jah. Vähemalt sääse tahab välja. Sääske on suhteliselt vähe see aasta. Joodav. Ja. Kas on sellest, et see maa, muidu on kui turvamaa, siis on rauarikas. Kas on see rauarikas vesi? Ongi selle pärast. Katteviljelus. Siin on praegu kartulimaa. Seda maad meil kaevatud ei ole 30 aastat. Ei mingit künnmist kaevamist, ainult saab kattet juurde panna. Ühliga vähe auk sisse ja... See ma arvan, et see on sekvoia, see on hiidsekvoia, mis kasvab Ameerikas 4000 aastat vanaks. Ja see on selle Sherwoodi seeme. Eks ole. Ja see on ainuke istik, mis mul ellu jäi, sest ma teised niimoodi istutasin ringi. Ja need heitsid kõik hinge ja seda ma julgenud istuta, sest see oli nii kidur. Ja siis ma helistasin Urmas Laansoole, küsisin, mis ma teen. Ja tema ütles, et ära puutu. Aga nüüd ei tea, mis teha, eks ole, kui ta 4000-seks saab, siis ta on 15 meetrit läbi mõõdus ja kui ta on siia, siis ma mesindustuppa saan. Aga proua, 25 aastat tagasi. 2 niukest taru ostin ja ostin ühe sülemi. Ja sellest ma olen kõik edasi läinud. Ja mille poolest see on nagu erilisem või... See mees tegi taru ja raami, tegi selle kärje põhja mõõtude järgi. Ega on jama, no muidu peab tegema. Tegi selle järgi ja nüüd mõõdud ongi selle tõttu. Aga temal oli tehtud veel niiviisi, et siia ei tinget pandud. Aga jama selle hingedega niisugune puri siin püsti.
need murdis ära ja no nüüd ongi. Ja mis ta huvitav on selle poolest, et otsas on, lennuavad on otstes. Nii, ja mis ütelda praeguse aja peale? Minu arust praegu on, see pered on mul see niisuguses seisus, nagu võiks arvata. Talvepesa nagu, eks ole? No ei, nagu talvitumast välja tulla. Jah. No näed, aga noh, pole natuke on. Põhimõtteliselt täiesti raam. Nii, ja mina olen öelnud, ma ei saa aru, mis asi on korpustaru. Öelge, kas on korpustaru või mitte. Ma võin siit ka selle maha võtta nii ja siis see vaadata, tegutseda. Kui seda on liiga palju, siis ma võin selle siit maha võtta. Nii. Ja kui mul veel midagi on tarvis teha, siis ma võin selle siit põhja pealt maha tõsta. See käib eraldi maha veel. No jah, mul üks jalad on oma ette, põhi on oma ette, see on siin oma ette ja katus on nii. Ja kui ma tahan siia panna peale magasini või panen täisraamilise magasini peale, ma panen veel teise samasuguse ka siia vahele. Krae peale veel. Jah, ja kõik on. Ja nüüd öelge, mis vahe siis on see korpustaru või ei ole? Nii palju raami ongi ja rohkem üle. Ei no praegu, mis ma neist raamidest panen, kui mesilasi pole? Ei, ma mõtlen, et kui täis saab see arumine. Tegutsevad küll siin. No, tulevad välja. Tumedad ka veel. Kes see küsis, mis see on? Veikela on ta. Uko, tuled siia keskele. Hea süüdlane. Kas seal ei parem Enne ajalooline. Igasest põnevad asju teid. Aga tema on tulnud just, see viimane isend, mis on Enne ajalooline. siirde vorm sellest puuks ja sõna ja millest see kivisüsi ja mis ta tuli. Liidavad ära, võib-olla jäävad. Ikka aparaat. Ma ise midagi tegin siin kolm. Ma tegin 2 korda sellega nüüd ära. Nädalavahetusega eile tegin ja võtta aitab. Ma tahaks selle vahuri juures seda asja veel natuke uurida. Praegu ei oska ütelda, aga samas ma sel aastal on juba 4 lesta näinud. Kui näed, siis on palju reis. Siis on vähe palju, ma ei taha uskuda, et see vähe palju on. Aga Tuli sul alla ka siis? ma ei hakanud lugema. Nii palju. Ja kui nüüd vaarikas ka õitsend on, siis on läbi. Neil pole siin mitte midagi muud. No vaarikas ei ole. No vaarikas veel ei ole. Aga kohe läheb. Kohe läheb. Pungad on peal juures. Ja paaku on ka meil siin. Aga jõudu pole, kes toob, korjama läheb. Ei, mis jõudu, kui hirm see pole. Aga jõudu on või? Nii palju kui neid on, mul 30 peret on. Siin on kohe ilus tuba. Siin on mesindamise ruum, jah? Ma tegin jah, siin vana laut oli. Vana laut oli siin. Kolik on siis? Raamid jäävad kurat metta. Vann käib veel all siin. Ja siit pealt laud sissi. Jah, siit lapid sissi pärast. Ja siis lööb sinna tanki või? Jah, siis ta lööb siia sisse kuulikuga. See ka veel panad piimajahud. Nagu seda pakuma. Segaja peal veel. Jah, ma panin veel segaja peal. Ma arvan, oleks parem ole, et see on kandi. Tegin päeval veel tühja osa. Siit on mett panen villilise puttis. Villimise jaoks, jah? Jah. Tenn sees, jah? Villimise. Jah. Ega siin soojustus asule ei Jah on, siin on see ei ole peale. See, mis on, pehme papp. Minul on, mis ma kaalusin ära, oli 2,8 kilo.
on üks korpus, 8 rammi. Ma ei tea, see juhsi rohkem. Vaasulat ja siin. See hakkas seda siin välja käri. Ja. Kaudu käib, kurat elektri. Käib elektriga, jah? Jah. Ja ju kurat, ega sorteerimine tõmbasin välja keskisen uksest välja, kurat, nii umbsendale koid täis. Ahaa, et siin hoiad nagu, jah? Ei no siin on mul raamide sees, jah. Ema kasvatust ka teile natuke. Puhkugi tegin 2 ema sain. Siit sai vaadata mesilasi, jah? Jah. No jah. Siin praegu siin. Nüüd hakkas ka ära. Ma mõtlesin küll remondin neid, aga ei tähend ära. No see on nüüd raames täis ju. Täitsa näha. Siin on veel kattelauaga. Mul on kattelauaga. Ma olen endaga harjunud jäi. Tähendab, kattelaud on siin peal, lihtsalt ei ole midagi muud, jah? Aga sa ära ei pigita? Ei no pigita ju tekku. Sellest ei pääse. Või tähendab, see täis ei tee vahel. Jah, olgu see vahepulk või ikka pigitad ära. Pigi on pigi, ma mõtlen. Tundub nii laiem. Magasin peal juba. Siin panin jah peale. Siin nüüd on mul ju Ja soe ka ju. Seda soe juba. Ja ma olen ainult kilomeeter veest. Ja mul on maa valge. Aga see on nagu selgeks tulla vaikselt. ei saa. Loodus. Kile oli Lembit, nüüd ma tahan tänada sind, et sa meid vastu võtsid Põltsamaa rahvast. See on nüüd suunised, siin on kirjas, mis on, kuhu tulla, kus üles leia. Siin on pilt ja siin on, kui ei julge, siis on siin on julgus. Tänan. Aitäh. Aitäh sulle. Ja väike meeld. Kuulge teile... Siin on üks pisikene raamat on ja siis 5. aasta vein aastakäik. Aitäh. Kus sa? Teil nii maana vähe või? Pohlaga, jah. Jüri poolt tehtud segud ja... Ja prouale ka suur tänu veel kord ja teil on väga tore elustiil muuses, omapärane. Kuulge, aga veel kord aitäh ja ma loodan, et saate ilusti öömajale veel ja ka kehakini. Loodame. No, aituma. Mul ei tööta üldse pea. Ei olegi vaja, sa oled ju kahekesi... Nii, 16, Taljul 16, nii, kõik. Anna Seeder ka. Või see kast siia selle koha peale. Kui ta selle ka ära tõstis. Mesinikuamet on ikka raske, see mul väike lapp. Esimene ärkaja.
lastakse, ma ütlen, et jälle keegi pillub raha. Seda ka, aga ilu ka vaatab, mida on ilu, silma ilu. Kui kaua te meiega nüüd koos olete? Kuni sööte ära ja siis lähete sealt ise oma teed, on ju? Kui te nii soovite, jah? Ei, ega meil on kokku lepitud. Esimest korda. Ei või olla. Saaremaa on küll, aga Hiiumaa ei ole. Ei ole Tallinnasti käinud. Ja see on siis Rannapaarku. Sugulased, sõbrad kohale tulnud, et nii, et alles jäänud Tuut ja Peigrimees otsustasid omavahel abielluda ja elasid oma elupäevade lõpuni õnnelikult koos. Et sellest on hakatud nüüd ka pulmarongkäigud tulevad siia Ristimäele, osadel on juba kaasas valmis tehtud rist. Ja kui ma Hiiumaal ütlen, et ma olen Odratolgus, siis iga hiidlane teab, kus kandist ma pärit olen. Ja see tähendab siis Käinakat, et Hiiumaal üldiselt ei ole mulla viljakusega väga kiita. Käina kandis on kõige paremad mullad odra kasvatamiseks, nii et Käina mehel jätkus otra õlle tegemiseks aasta ringi. Õlut joob ta küll harva, kõigest 4 korda aastas, siis küll 3 kuud järjest. Ja kui seda õlut ikka palju saab, siis teeb tolguseks küll või. Tahad õhtul mõnusalt sõpradega istuda, siis paned sääse pesakasti kuskil laua peale, sääsed kogunevad kõik siia pesasse, inimesi üldse ei tülita. No nii ongi ka või? Ise ka usud või? Midagi. Mina küll ei usu. No miks sa ei usu? Ma ei tea, sa oled nii usku. Kas need on juba
see Põhja-Hiiumaa rannik oligi ääristatud. Et see oli metsa aga meil ei olnud pissukotti ja siis pissukotiks kasutasin kiiret. Et selle ajal oli ta niivõrd iseloomulik. Selle vastu ei ole nagu Rendu ja võimalus nii pakku soomusega ühtega tanki ega laeva ei ehitata, nii et ainult asi on ja et seal siis enamasti emased olid toimetamas, siis selle järgi saigi Lõuna-Hiiumaa elanikud omal nime Emastotsa rahvas. Ja teine nimi on nende meeste kohta, kes olid siis vesihiidlased, sellepärast, et nad rohkem vee peal kui maal olid. Et üldiselt on, teada on muidugi see, et Hiiumaal on ikka kõik ilusam ja kenam ja parem. Välja arvatud ühe asja poolest on saarlastel tõesti rohkem vedanud. Mis te arvate? Naabrid. Jaa, just. Naabrid on neil tõesti paremad.
kõige enam. Ei proovige, eks te siin omavahel pange paika. Ma toon teile väikse... Tühjaks jood, siis on laulul õiged voodi, jah! Te teate, mis kust te tulla ja tore, aitäh teile. Ma võtan teiega ühendust, kui tulen Põltsamaale, et siis näitate samamoodi ära. Vähemalt, kas must näitajad on, aga ma otsin inimese, kes teile näitaks seda asja. Nii nagu, jaa, aitäh teile tõesti. Polsmeri bussipeatus. Ennem seda bussipeatust keerab tee ots vasakule, USA tee. Sealt lähete alla. Ja siis seal minu meelest need messitarud on toised seal teie ääres äkki olnud. Ja külalised on ikka toredad 2 korda, ja kui Hiiumaal see teine kord kätte jõuab, ega siis ei hakata niiviselt valama. Pisarad valama. Jah, pisarad ei hakata valama, vaid lihtsalt siis küsitakse ja millal te siis jälle prööme. Ja tervitage Savet, Ave Alavainut. Tere! Tere! Ma tulin ka mesindus juttu kuulama. Teie poolt väga kena üritus, et te siia tulite. Ma küll mõtlesin, et eile tähendab, aga seega sellest midagi. Et ma küll hoiatasin, et ega mul siin midagi väga peale koera lärmi. Ega mina pole noores peas sugugi mõtelnud, et minust võiks mingilgi määral mesinik saada. Ja siin mul sattusime Hiiumaale, nagu saime selle vana maja siin kamba peal ära ostetud 350 rubla eest. No lihtsalt selle mõttega, et oleks huvituskoht ja saaks siia nagu lubadega sisse. Vene ajal oli see probleem ju. Ja ilusal päeval toob mulle sõber, kes on mitmendat põlve mesinik, Jüri Rebane, 2 taru hoovi peale. Et nüüd hakkad pidama. No jah, eks ma käisin ikka aasta või 2 päris suure kaarega sealt mööda ja üritasin ka midagi teha, aga no inimene harjub kõigega ja siis tekkis selline mõte jah, et eriti veel, kui käisin mul külas siin üks Ameerika konsulent, kes oli omal ajal pidanud siin tuhandeid peresid, Ameerikas on teised maskaalid, seal mustikate valvamiseks ja milleks iganes.
käis siin külas ja andis nagu hoogu juurde, et võiks nagu selle asjaga pikemalt tõsisemalt tegutseda. Ja siis natuke saigi seda tehtud aga ma pean tunnistama siiamaani, et ega mina päris mesinik ei ole. Mesinus on mul nagu hobiks olnud. Et mul põhikoht on olnud tipis. Ja nüüd ei ole enam seda ka. Nii et ühest küljest nagu võiks rohkem nagu mesindusega nüüd tegeleda, aga teisest küljest hakkab juba natuke nagu see laiskust tundma andma, ma räägin viisakalt, tagasihoidlikult, et igal kauba selline, et enam palju ei viitsi teha. Ja mul vedas selle koha pealt, et mul oli üks väga tõsine mesinik siin Olustere lõpetanud, Piret Vahtra. Paraku teda enam ei ole, juba mõnda aega. Ja nii-öelda hiilge ajal oli siis Sirelis 120 peret, mis andis ikka võimaluse natuke tol ajal siis ka seda mesilat üleval pidada ja ka mesinikku üleval pidada. Ja näiteks niisugune lugu oli, et tuli üks mesinik linnast siia, hakkas siin elama ja ütles, et temal on ka õigus sinna Kanapriku metsa oma tarud panna ja pani minu omade kõrvale. Noh, õigus tal võib ju olla, aga kaotas nii tema, kui kaotasin ka mina, eks ole. Sellel kevadel juhtus mul tore selline üllatus, et meil oli, kuna mitmed mesinikud on mul abiks olnud ja sellisele usalduse peale on mul juhtud nii, et 120 perest on jäänud kuskil 20 järgi. Ja siis eelmine aasta panime siis 19 talvituma, oli 2 punkti. Ja kevadel oli siis neist 4 elus. Ja seal metsas siis natuks aja pärast oli siis 2 peret, kes seal olid sipelgad ära söönud. Seal oli kõva pesa oli lähedal, paraku sai tal võimust. Ja siis ma olen seda kevadit alustanud siis 1,5 perega, sest see teine pere, mis siin koha peal alles oli väga nõrgukene ja paari raami peal, aga paistab, et ta ikkagi nüüd kosub. Ükskord varem ostsin ka ta käest ja tal on kraini mesilased ja küllaltki head, ma ei laida seda sugugi ja minu mõttes Hiiumaa tingimustes siin pidada nüüd Itaalia mesilasi on natuke nagu narr, sellepärast ega siin seda kevad tuleb hilja ja ega seda meesaaki teab, kui palju üldiselt mandrimesilastega, lõunamaa mesilastega võrreldes väga õisatu ju ei ole. Läks rookatus läbi ja tuli siis, leidsime küla pealt roomeistri, aga see roomeister oli tema üks ainuke tingimus, et oleks pidevalt Hiiu õlu seal üleval õrre peal ja inimene, kellega ta seda koos võtaks. Ja siis me olime siin 7 me pidime üsna tihti vahetuma seda õrrepealset seisu, et lihtsalt tervis ei pidanud vastu, aga tema pani edasi ja tegi katuse päris uhke siin. Jah, ta on, teda kutsutakse nagu lendteradega ja see pidi tegelikult olema Euroopa Liidus keelatud asi. Et siin on siis meie vana mesila ja kuna ma arvasin, et enam ei tule, ma lõksin siia selle tehnika sisse. Et ega mul siin midagi ei ole. Vibroluga ja. Vibroluga, kus mootor kärstas mul sisse. Tüüpiline veneaegne selline vurr. Ja kärje see sulata, ma sellega olen väga rahul. Et aurugeneraator on ja teeb siin 2 sulatusega või rohkem 3-ga teeb selle raamid puhtaks. See on mul mõeldud nii, et pumpab siia, siin on siis vaheseinad, eks ole, setib see kanetus ära ja ma võtsin torud maha, et siin on tünnid all, aga paraku see meesaak viimasel aastatel on niisugune olnud, et ma pole seda kasutanud. Panen minna sinna 4 kotti suhkrut, vett varal hulgal peale, käib tema 20 minutit ja on siirup valmis. Tunduvalt väiksema elektrikuluga, kui hakata seda siirupist soojendama.
sellega pööran ringi teiselt poolt äärest ja panen tema muidugi mitte siis radiaalselt, vaid panen niimoodi lapiti, eks ole, kurri ja ühte poolt, teist poolt ja tuleb ära. Ma tahaksin seda öelda, et kui äkki kellelgi on tekkinud arvamus, et Sireli mesindus on nii kõva asi, et raha tuleb kui raba, siis minu arvamus on täpselt vastupidine. Mesindus on rohkem selline asi, mis iseennast üleval peab heal juhul ja ega seda lisaraha eriti tule. Minul on elus vedanud. Mesindusega vast mitte niivõrd, aga on vedanud sellepärast, et esivanemad onu oli Ameerikas ja põhiliselt need suuremad asjad, mis te siin näete, on tänu temale. Pagana tore traktor. Selle poolest, et ta kütust peaaegu üldse ei võtagi. Väga ökonoomne. Ja tekkis kange tahtmine, võib-olla paljudelgi teist, hakata lendama. Ma olen juba loobunud sellest ise lendama soovist. Aga noh, poiss vahest võtab ka peale. Hea, kui niigi tehakse. See on siis nüüd projekteeritud uus mesila. Siit tuleb siis sisse või? Ja siin on siis pooleli oleva põrandaga käri hoida. Ja noh, kellergi ja mis see peaks siis tulema mesiniku jaoks. Jah, on siin päris suur ruum. Jah. Aga samas on ta ikkagi lennuki mootor, tal on topelt karbussid, topelt süüde ja noh, eks ta nüüd ikkagi töötab veel 100 või paarsada tundi. Tema ressurss on 300 tundi, siis tuleb kapremont. See on 80 hobust. Mis see lennu kaugus on tal, ütleme või? No ütleme nii, et ta võtab kuskil 10-12 liitrit 100 peale ja paak on 20. Ma tahtsin veel selle koha pealt rääkida, juhul ka, kui sellel tiib üles ütleb, siis on tal siin langevari. See käib pauguga lahti, ma soovitaks seda mitte siin igaks juhuks proovida. Aga sattusin ühe itaallase peale, kes siin tegeles vahendamisega ja sain siis kontaktid, et vaat on olemas amfiib deltaplaan. Ühesõnaga vette ja lennuveri on siin ju ümberringi, eks ole, vesi. Ja ka rattad saab alla panna, tuled maa peale maha. Ja noh, mina hullikene nagu ma olin põhiks, siis ka lennunduse värkides, kurat, teeme ära. Ja tegimegi ära ja sai ta siia tuldud. Aga siis ei olnud mul seda tellitud tiiba. Ma tahtsin just kokku pandavat tiiba, nagu seegi tiib on. Ja see ei olnud kolmi pärast nüüd oma tiiba. Ja siis ta lendas siin, lendasime seal Maardu järve kohal paar korda ja kõik oli okei. Läksid temad minema. Ja tuli siis see nii-öelda õige tiib kohale. Tiib oli paraku selline, et ta enam ei lennanud sellega. Ma pean tunnistama seda, et minul on katabaraanide nõrkus. Et sellest samast nii-öelda pärandusest sai ostetud ka korraliku katabaraani, millega mis Vahemeres sõitsime siia Eestisse seltskonnaga. See on praegu mere peal, poiss tuleb kõrge pealt, ta vist peaks varsti Orjaku sadamasse jõudma, aga see pole tähtis. Aga siis mul tekkis mõte, et miks mitte teha siis väiksem variant. Et selle suure katabaraani ma klaarisin juba poisiga müüsin maha ta, et tänu sellele ma siin natuke saan nikerdada. Ja siis sai kokku pandud niisugune asi. Et see on lihtsalt selles mõttes mõnus, et kes on kalapüügiga tegelenud tavalisest paadist, noh,
viskad spinningut, ta kõigub siia-sinna, ei ole mõnus, aga siin see on nagu platvorm. Küll sai räägitud seal säästukas, et me peame hinda tõstma. Ei, meil on vaja 100 euroga müüa, 100 krooniga müüa, 100 krooni kilo, eks ole. Nemad ei tõsta kogu lugu. Ja 2 kuud me pidasin nüüd vastu. Mis tähendab seda, et hakkasid tegema tuleva makseraskused. Ja siis kohtusid ja aasta pärast, kui me jooksime nagu järelmaksuga seda vett, eks ole, ja aasta pärast oli meie võlg OÜ-l suurusjärgus 1 miljon krooni. Me oleme seda tasapisi püüdnud vähendada, me oleme vähendanud seda praegu enda kuskil 30 000 euri vesinikku. Ja et vesinik on suhteliselt rahulik rahvas, kuigi seal on kah erinevaid variante olnud, ma nendest parem ei räägiks, sest üldiselt ma olen andnud ikka teada, et nii palju kui minu võimalused, ma räägin mesinduse OÜ-st, mitte talust ega oma rahadest, sest ma leian, et OÜ peab endaga ise toime tulema. Aitäh, Peep, ja anname väiksed meened üle ja kõigepealt niisugune väike voldik, et teab, kus Põltsamaa on, siis 2005. aasta vein ja siis väike meene saadetku näol. Aitäh veel korra, Peep, aitäh südamest. Kui me saame olla kasulikud, kui on huvi Põltsamaa vastu. Kui kellelgi on mett müüa, äkki räägime. Ega seegi välistatud ei ole. Ma loodan ka. Aga kõigepealt on aru, mis pärast te siin selle minu pakutud veini ei tahtnud. Tervist. Tere, Jüri. Ain olen. Ja nüüd kõik sõbrad tõin siia, nii palju kui neid Põltsamaal oli. Ja üks oli veel kaugelt sugulane ka, ma uurisin tausta juba. Üks nendest on veel sugulane ka kaugelt sulle. Et ise vaata, kas sa tunned oma sugulasi ära või tunne? Mina olen. Ei ole tema valet. No tere. Kuidas käsi käib? No, mis tal käia on? Tere. Tere, Abemik! Tere, sina. Sina oledki sugulane, jah? Poolsugulane. Kas sinu juures küll mesilast saab näha või saa? Kas sul on mesilasi või? No, lähen vaatan. Miks sul see klaasi niimoodi ees? See on tuule kaitseks. Aga lend muutus. Torm siin oli, ma vaatasin, mõned pered olid nii lagedaks teinud kohe. Täpselt peaaegu 3 nädalat oli niimoodi, et kärgi ei ehita, midagi ei teegi. Ja siis, kui ükskord hakkas uus põlvkond tulema peale, siis läks sealt edasi. No jah. Nii, kohe küsimused. Siin on ennem toimetavad. Ei, praegu lähevad metsa ja siis lähevad kanad. Mustika palju on neid teresid? Ei, mustika sammu läinud. Aga ma olen proovinud mustika metsas, ei ole midagi. Ei siia. Katsuge natuke metsa sees ka. Kui nüüd vaarikas ja paaks võitsema hakkab, siis läheb peale. Läks tapist lahti. Mesilased on vahel seal ära lööb praegu. Ma toon. Kaks Hiiumaa. See on sul täitsa oma või mina pole kuskil niisugust enam näinud? Ei, ma ei ole ka. Oma leiutis? Muidu on ta nii lahti ja kui kupud sees ja kui vedama hakkan, siis panen siia vahele porolooni ja lükkan kinni.
Ja rihmad peale? Rihm peale. Peale läheb see ja selline avadega katta rihmad kinni. Siis ei lähe kuumaks üldse. Mõtle, see on see taruväigu rest sul ju? Ei ole? Vaha või see Taruvaigu jah, kogumis rest. See ei ole emajatus. Ei. Ja see on nüüd siis paarmustarud. Jah. 3 raamiga. 3 raami. Pärast tõstate koos 3 raamiga peale. Ja kunagi ei ole, kõik võtad vastu. Selle paned ajalehe vahele, munev ema, ühtegi pole mul ära hävitanud. Muidu kui sa paned puuri ja jämad ja siis läheb neid kaotsi. Ja teiseks, noh, kui on jäänudki pikaks, eks ole, kui sa 2 raami auet, noh, 1,5 kilo mesilasi juurde. Aga ma teen niiviisi, et 1 aue, 1 suila, mee ja 1 kunstkärg. Ju läheb kuueneb üle. Ja siis kui ta ära paarub, muneb seal 2 auet täis on, siis võin igale poole panna. Täna vasta mul oli 10 sihukest peret pandud talvituma sellele. Noh, söödanõu on siin. See läheb siin peale. Mõlemad saavad süüa. Ja 10-st 7 elas üle. Ja vahasulat on seal. Seda võib ka vaadata, kui tahab. Ma kasutan seda kärjekaanet kasti. 25 raami läheb sisse. Aga mis siin põhisaak tuleb siis? Kanarbik tulebki? Vaarikas? Vaarikas Paakspuu. Tähendab, meil on ikka nii, et 10. juuliks on kutu. Meil on 15. juuliks kutu. Et siis ei tule enam midagi. Aga noh, kanarbik on nüüd aastaid. Midagi? Noh, möödunud aastal ei tea. Tarukaal näitas 6 kilo. Ma esimest korda näen, kuradi see raam on üles ehitatud. Igal pool ma olen seda näinud, müüakse kuradi, aga esimest korda näen. Vaatama peab alt korralikult, siis ehitavad. Nii kui jääb mingi... Värvirulliga lasen üle. Nii kui mõni sektor vahetamata jääb, see jääbki niiviisi. Mitme aastaga siis ära tasub sul? No ega seda vaha vähem lähe, aga ma ei lõhu kanarbikuga raami ära ju. No ei, ma räägingi, et see maksab oma jagu neid. Puuraamist tuleb 3 korda kallim. 3 raami võid ära lükkuda. Mis ta oli 18 krooni või? No jah, nüüd on 2 euro. Ja puuraami oleks 6 saanud. No jah, aga kurat, kui ma lõhun selle kuradi puuraami iga kanarbikuga kõik ära, eks ole, töövaev, kurat, mul on. Seda küll. Ja no 4 seda ise vahetab. Aga sul on see poolautomaatne? Kassettidega? Jah. Ma olin... Ega selle radiaaliga ei saagi? Kanarbikku pole võtta. Soome emad mul täna vastu, kurat, selle sülemnes ära ei pannud tähele, see oli 3 aastat täna. Aga 2 lauge ema on veel alles, seda kuradi saare pealt alt. Ma ei tea üldse, täna vastu minu talvel kukkus nii palju maha alla. Ma kasutasin lisa varrari korpust all. Sellepärast või. Põhi oli nii paksult mesilasi täis. Aga kevadel ta teeb seda kiiraurutamismeetmeti. Et 2 varrariga korpusel väike lapp käib peale ja siis süstlaga paneb 30 milliliitrit 65% siperdat kiire ja klõmdi katus peale. Jah. Et kui kevadel ei ole hullu, siis kui mõni ema pärast munema ei hakka, saab kokku ühendada, pärast ühendada lahti jälle ja ei ole jälle häda midagi. Mesilased kannatada ei saa. Mul on see gaasitaja ka, kus saab oblikaapet gaasitada ja see aurupann ja kõik, aga need on
need on nagu töömahukamad. On küll. Töömahukamad on küll, jah. Aga mõju on küll ülihea. Aurupannil on jube hea mõju ikkagi. No jah. No mis vahet seal torbikul või pannil, aurustab ikka sama. Aga see, mis see leeklamp on, see töötab ka hästi. No ma räägin, ega see pannil seal vahet ei ole, kuidas ta sellega on ka lihtne muidugi teha. No sellega saab kiiresti, jah. Jah. Võtta lased suts. Kärjekaanetus see. Siit keerad toru läbi, põhjast ülesse, jääb veeruum, eks ole. Puudega. Tuli on igal pool juba. Ja see rest on siin all, see mis tal on ja 25 raami läheb sisse. Aga kui ta keema läheb, siis ma olen seda aurumasinat ka juurde vahel andnud ja siis läheb kiiremini. Kõrgem raam. Temal on ka Eesti raamid, jah? On ka või? See on 30 vist. Kõrgem veel. See küllaltki raske. No vesi on oleneb, kui palju sa seda üles paned. No see on lahti võetud. Ja siis on rest, eks. Panegi nüüd on. Sõltub, kui magus kraam on see. Kui väga magus on, siis tuleks rohkem panna. Jaa. Ämma ka näitad või? Sul on... Näed, siin on virsiku. See? Jah. Otsas ka. Viinamarjad nii suured juba, et varsti läheb veini tegemiseks. Mesinik peabki karvane olema, jah? Ongi näegi, ta välimuselt mesi, sellist ei ole nagu ihan saada. Autantne mesinik, autantne.
Ikka. Tšau. Üks suksu on siin mul. Nägemist.